tere tulemast vaatama uut videot. Mõtlesin, et teen väikse kokkuvõtte. Jällegi näitan vahepeal, mis toimunud on, mis muutunud on. Praegu jäin täpselt vihma kätte, aga ma sain enam-vähem valmis ka, nii et saangi siin näidata ja panen siis meie pisikese jaanipäeva video ka siia videosse. Aga näitan siis, mis ma vahepeal teinud olen. Nii, kuna vihmaga jäi audio nii halb siia, siis ma üritan lihtsalt peale rääkida. Siin ma siis näitan, et mul on plaanis see suur kivi. Kui nüüd lammutuskopp tuleb, siis ma tahaks selle kivi nihutada ära sinna puhastatud alale. Seal on praegu kaevuluugid, need kaevuluugid kaovad ära ja mul tuleb tegelikult siia ette siis selline suur istutusala ja selle kivialuse ma olengi siis praegu puhtaks kaevanud, sest et nii on lihtsalt nii palju lihtsam, kuna mul tuleb siia peenraala, siis pärast kivi alt hakata kaevama oleks palju-palju keerulisem. Ja nüüd ma näitan siis, kui hästi on tuhkpuuhekk peale noorenduslõikust juba üles tulnud. Tuhkpuuhekki annab väga edukalt noorendada ja see vana hekk oligi tõesti väga-väga vananenud, ta oli ainult pealtpoolt pöetud, ehk siis see oligi selline ütleme hõre ja ei olnud väga lumekindel ja tegelikult lihtsalt tuhkpuuhekk vananebki mingi ajaga, et ongi vaja teha siis noorenduslõikust, kus siis lõigatakse kuni 10 cm peale, saab ilusti üles. Ja siin on need 2 uut taime, mis ma istutasin ja siit on näha, et see, mis ma juba lõikasin, kui palju on selle juurdekasv siis tulnud, ehk siis väga-väga kiiresti tuleb ja kuskil 3 aastaga peaksin saama sellest jälle siukse 1,5 meetrise ilusa tiheda heki, mis on siis ka lumekindel ja ilusasti tihe. Ja lehtpuuheki puhul ongi kõige tähtsam see lõikamise osa just, et sellega saab seda kasvu siis soodustada. Ja siin on see hekk, mis meil siis alles jääb ja selle heki vastu tuleb piirdeaed, 3D paneelaed. Me ka lõikasime natuke seda hekki, piirasime ja kindlasti kevadel enne siis, kui kõik läheb plaanipäraselt muidugi, enne aia ehitust, siis piirame teda natukene veel. Siin on meie lõkkeplats ja tegin ka alt puhtaks, sest et siis saaks teda väetada. Ja siin see iluõunapuu oli mul natuke halvas potis, ta sai liiga palju niiskust, see vesi ei läinud sellest potist ära. Õnneks ma avastasin selle, nii et ma väga loodan, et see puu jääb ikkagi ellu, sest see oli päris kallis. Ja siin ma näitan siis, et ma tegin natukene sellist justkui noorenduslõikust ka sellele osale hekist, sest seal varem oli hästi suur õunapuu, mis varjas valgust sellel hekil ja seetõttu seal oligi nagu siuke auk sees. Ja nüüd ma tegin selle augu justkui natuke suuremaks, aga tänu sellele saab see hekk siis alt poolt minna tihedamaks ja ilusti täis kasvada. Ja seetõttu ma ka sellele hekile väetist panin, et ta sai natuke sellist korralikumat lõikust. Ja siin on siis minu säilituspeenar ja ma olen teinud ka pojengide ümber istutamist juba, sest et ma ei tea täpselt, kuna meil lammutamiseks läheb. Ja praegu ei ole kõige õigem aeg pojenge ümber istutada, aga Unistuste aia klubis ma sain õnneks õppevideo, mis õpetas seda tegema. Olen väga tänulik selle eest Maria Palusalule, et ta selle video tegi ja sealt ma sain siis teada, kuidas täpselt peaks istutama pojengi ümber, kui sügavale istutada ja nii edasi, et enne mul nii head ülevaadet sellest ei olnud. Nii et ma väga loodan, et need pojengid lähevad ilusti kasvama. Ja siit ma näitan 6 kupressiinat, mis me nüüd Kardestist -30% soodustusega ostsime. See pidi olema muidu 1,50 kuni 1,75 taim, aga tegelikult oli üle 2 meetri. Nii et vaevu mahtus mu ema autosse ära, et ema tuli õnneks appi ja saime ta ära vinnata sealt. Ja pärast oli ema auto sodi täis ja nii edasi, aga jah, emale väga tänulik, et aitas mul selle ära tassida. Ja seda näitan siis neid suuri puid, mis meil krundi peal on ja lisaks sellele on siis meil ette nähtud 10% veel kõrghaljastusnõuet ja seetõttu ma selle kuusega siia istutasin. Ta kasvab tõesti väga pikaks, kuskil 15 kuni 20 meetrit, mis ongi siis kõrghaljastuse nõue, aga ta jääb hästi kitsaks, et kuni 2 meetrit on siis tema nii-öelda alt siis läbimõõt lõpuks. Et seda on ka praegu näha, et ta on 2 meetrini juba, aga ta on ikkagi selline hästi kitsa võraga. Ja muud taimed on mul siin ka väga kenasti kasvama läinud. 2 pojengi ma sain istutada juba selle koha peale, kuhu nad päriselt ka jäävad. Siin on ka näha selle pojengi õitsemist, et need on vanad taluaia sordid, nii et ma väga-väga üritan nad ilusasti alles jätta. Ja siia tuleb siis terve see ala peenraalaks täis. Ja heki ja peenraala vahele ma plaanin panna siis EBDM kummi, mis aitab mul siis tõkestada naadi levikut naabrite aiast.
et ma ei saa kahjuks naabriala ka puhtaks kaevata. Nii et siis see kumm aitab ja see kumm on põhimõtteliselt igavene. Teine asi veel, mis siit nurgast natukene oli näha, ongi see, et meil said ka piiripostid paika, et ma tellisin uue mõõdistuse, katastri mõõdistuse, sest et sellest konkreetsest nurgas näiteks ei olnudki piiripost üldse leitav ja teistes nurgas seal linna pool oli ka see nagu hävinenud, et ei olnud enam seda õiget piirimärgist. Nii et need said ka vahepeal taastatud, et tegelikult on päris palju olulisi asju vahepeal ära saanud tehtud. Ja siin on minu kartulipõldu näha, mis on ka väga-väga tublisti kasvama läinud. Ma usun, et varsti läheb ka õitsema, nii et varsti saab ka kartulit juba üles võtta. Ja maasikaid on lapsed saanud juba päris palju nosida, et täitsa head maasikad on eelmise omaniku ajast juba jäänud siia. See on ja muus osas siis praegu on lammutusloa projekt sisse antud ja ootame siis seda ja ootame lihtsalt siis praeguse kodu müümist, et selle taga on ka enamus asjad, projekteerimistingimused, ma tahtsin seda EBTM kummi näidata, aga ma panin ukse kinni juba, projekteerimistingimused või nagu projekteerimistingimused me saime kätte ja saatsin need edasi, need on siis arhitektile, projekteerijale edastatud ja nüüd hakkame siis ja kõik, mis meil soovid, muudatused, kõik asjad said ka edastatud, ehk siis nüüd ma ootan siis seda projekti, muudetud projekti siis meie soovide järgi ja kui ma selle ära kinnitan, siis saab hakata ehitusloaga asju edasi ajama, ehk siis praegu on tegelikult nii või naa nende lubade asjad ka ja et ütleme, kui me ehitusloa kätte saame, siis tegelikult meil on reaalselt võimalik hakata asju üldse edasi ajama, aga jah, ühesõnaga, nii kaugel me oleme praegu, panen siia vahele siis kuskile ka meie jaanipäeva video. Ma olin hästi palju. Mis sa teed? Mis sa teed? Filmin kuresid, kurgi. Miks? Niisama. Ma teen selle pehpeks. Niimoodi. Pätu mängib veega selle. Jah. Erik, sul on pooleli veel? Sul on küpsiste vahel pooleli veel? Ma ei taha. Sa ei taha? Okei. See on liiga. Liiga magus, jah? See on liiga. Kõrbenud või? Ei, see on liiga. No see on ise ära siis. Aga see on liiga. Mattias, sa teed märjaks ennast? Oota, mis see seal? Mattias, mis teed? See on roop. See läheb ka kuumaks siin praegu. Ma ei tea, mis me seda hoiame, see ots läheb ka kuumaks siin. No ma mõtlesin, et ots läheb ka kuumaks, et siis ta nagu... No, et ei pane teda kuskile heina sisse. Ja aitäh, et sa seda videot vaatasid ja järgmise korrani. Tšau!